Haapsalu magistrikava kogukonnatöö vananevas ühiskonnas üliõpilased läksid töövarjuks uudistekanalisse Elu24. Üliõpilaste informeeritud värske pilk tabas kohe ära, et Eesti kõige menukamal veebitabloidil on suur vanemaealiste sihtrühm ebaproportsionaalselt harva kajastust leidnud. Nähtud tehtud. Mitmed ülipopulaarsed uudised said üliõpilastelt kiiresti nupukese lisaks. Novembris kutsuvad varjupaigad võtma endale eakat koera. Eakale varjupaigast koera ei anta. Staarisaate finalist Hans Markus. Mu peas valitseb virvarr. Maie ei räägi muust kui Staarisaatest. Naabrite arust valitseb ta peas virvarr. Ikka veel. Vanemad peavad lapse lasteaia järjekorda panema kohe peale maimukese sündi. Aasta õpitegu. Meie väärikat ülikoolis on järjekord 3 aastat. 31-aastane Ester Karuse ei saanud kutset presidendi vastuvõtule. 76-aastane Karl ei saa enam kutset Jämesoolevähi sõeluuringule. Brigitta Anton paljastas, kuidas ta end vormi sai. Ma pingutasin ekstra. Antoliina Pirk paljastas, miks ta nii vormikas on. Ma toitun peamiselt ekstra küpsistest. Brigitte Susanne Hunt kaotas pärast Raju õhtut telefoni. Palun, keegi aidake. Lehtene Renate Krunt kaotas telefoni ära. Lapsed tuli tappi ja uut enam ei ostnud. Haapsalu üliõpilaste töövarjupäev oli juba ammu unustatud, kui toimetusse hakkasid saabuma vihjed ja lugejakirjad vanemate inimeste elust-olust. Suht igav, vangutasid Elu24 toimetajad pead, kui professionaalidena leidsid nad siiski võimaluse, kuidas kirjandmaterjale ära kasutada. Avati rubriik Elu74. Ilmuma hakkas üks emotsionaalne karjatus teise järel. Perearsti järjekorrad lühenesid. Digiregistreerimine on täitnud oma eesmärgi. Kui püsti ei jaksa seista, osta ratastool. Vastu hakk. Kersti keeldus 75. eluaasta täitumisel loobumast juhilubadest. Snoob. Virve käib 500 meetri kaugusel poes ainult autoga. Ära viska oma kõlbmatut seadet prügikasti. Kingis ja eakale. Restoran reklaamib easõbralikku menüüd. Pensionärid saavad kartulipüreed ja kotletti. Pahur vanur pole rahul. Digioskuste algõppe kursust reklaamitakse ainult veebis. 75+ ja ikka veel reisid, siis maksadki kindlustuse eest. Töötaja unustas ühele koosolekule tulla. Ehk on aeg pensionile jääda. Tõrge staat. Patsient keeldus nõuete kohasest mähkmest ja kõndis tualetti. Toidupoe ukse eest tropp. Kõik tahavad ainsal pingil jalga puhata. Memme taadi jooga. Tunnid teisipäeviti pööningukorruse saalis. Nähtud Tallinnas. Pensionärid korraldavad linnas võistlusi vöötra ja sprindis. Silmakirjalik. Ülo ei tee vahet pakendi tooteinfol ja QR-koodi mustril. Värskendav uudisvoog vanemaealiste sihtgrupi tegemiste kohta äratas meeldivalt suurt tähelepanu ja uudistetoimetus otsustas asjaga veelgi uljemalt edasi liikuda. Avati kanal nimega Jupiter. Pole just kõige originaalsem, aga mõelge hetkeks. Elu24 on üks väheseid meediakanaleid, kus Jupiteri rubriiki veel pole. Jupiteri temaatikat toetab intelligentne slogan Quo licet lovi, non licet bovi, mis on lubatud Jupiterile, ei ole lubatud härjale. Hooldekodus väljus pidu kontrolli alt. Naabrid nõuavad hauduvaikust ja rahu. Püha püss. Pensionär põgeneb surma eest maratoni joostes. Uskumatu. Haapsalu ööklubi külastas möödunud reedel 4 pensionäri.
Ennekuulmatu, 95-aastane vanaproua nõuab silmaarsti vastuvõtule pääsemist. Mullamutt võitis abielludes jackpoti kullakutiga. Kas dementsus 64-aastane Viktor arvas, et 2 kõrgharidusega võiks tööd saada? Tembutab edasi. 55-aastane eakas väljus kaubamajast sätendavas minis. Ettevõte tõstis teeninduse kiirust. Pensionäre peale 5 ei teenindata. Elu74 kirjutajad vaatasid avatud silmadega ringi ja vahendasid ka teiste kanalite uudiseid. Kõige rikkalikum saak tuli Facebooki grupist. Pean saama aidata, muidu suren. Ennast täis. Kepiga vanainimene keeldus abist bussi sisenemisel. Vaata, kuidas lemmikud suve veedavad. Hooldekodus avati Lehtla. Tubli 72-aastane Malle soovib minna uuesti tööle, aga peab end liiga vanaks. Seniorid, ronige kripinal-krapinal meie erikruiisile. Pommuudis. Kesklinna kaubamajas on eakatele avatud mähkmelett. Nunnumeeter põhja. Eakas proua viis oma koera loomade turvakodusse. Kõik pealkirjad olid sõnastatud tähelepanu tõmbavas stiilis, sest eks ainult nii on võimalik tänapäeval probleemile tähelepanu tõmmata. Aga mis probleemid need siis on? Probleem on see, et vanemate inimeste probleemidest ei räägita, et neid stereotüpiseeritakse ja diskrimineeritakse vanuse pärast, et neisse suhtutakse patroneerivalt. Kui kõik meie pealkirjad olid probleemsetel teemadel, kuid siiski välja mõeldud, siis lõpetuseks jätame siia mõned mõtted päriselust. Ojuland leiab, et nulltolerantsi liiklusseadusest tuleks muuta. Arula leiab, et eakad juhid võivad olla sama ohtlikud kui roolijoodikud. Loomade varjupaiga töötaja selgitab, miks vanematele inimestele kutsikat ei anta. Loodus on seadnud nii, et teatud vanuses kaob inimesel võime lapsi saada. Ja seda põhjusega. Kutsika võtmisega peaks olema sama. On ju loomgi pereliige.